Meil on tulemas. Eestlased tulid oma kultuuri näitama Jaapanisse. Sellest ka iga-aastane üritus. Meie auväärne žürii. Kõige esimesena Helimäe. Anne Kaula. Eve Tamm. Armas Merevoo. Aime Ratas. Kristiina Raudnagel. Ja Riina Roost. Žürii tuleb välja valida parim esitaja, parim kostüüm ja üldvõitja. Kõige esimeseks esineb 10. klass ja nad esitavad Viimset reliikviat ja suve. Viimne reliikvia on kirjutatud Haus von Risp, Pieteri Liivimaa parim ratsutaja või midagi. Tutvub Agnesega. Kirik on nõus, et nad... Jah, lihtsalt esinega. 10. B esinevad koos, neid on päris palju. Ja 10. B esitab suve. Pange muusika tööle. Ega viitsi, ma olen midagi müüdud, ma ei loosi.
Mis? Minu laegas, minu kübar, minu mõõk. Minu pruut ootab mind. Tegelikult olen mina Liivimaa parem ratsutaja. Kindel. Kuule, aga hobune on mu sihe. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis koguneb salaja. Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Mis vist sa? Ei tea. Gabriel, mis meist saab? Üks, kaks, kolm, uus jälle üks päev. Järgmisena esineb 7. klass pealkirjaga Eesti muinasjutud. Palume ühte, kes tutvustaks. 7. keegi, kes tutvustaks. Tere tulemast välismaiste sugemetega 7. klassi maessuule. Kuigi on masuaeg, tuleb ikka moevooludega kaasa minna. Pisut leidlikust, nutikust ning ongi trendikad riided olemas. Teie ees täna ja praegu 7. klassi vaprad ja ilusad. Esitleme teile käesoleva aasta viimase kuude temaatilisi moesuundi. Ma olen kummipea ja ma olen kummipea, ka olen mõni jõnni kummipea ja kummipea. Ma olen kummipea ja ma olen kummipea, ka olen mõni jõnni kummipea. Hästi oli Eestimaal poliitilise maiguga kuu. Vaadates modelli riidematerjali märkate, et tegemist on ehtsa Eesti linaga, mida saab kombineerida mitmesuguste aksessuaaridega.
näiteks sinikollane oravsärk või tumedates toonides helesinine rukkilillega maameeste särk. Kaugelt ei pea see olema riideese, see võib olla ka toiduaine, näiteks nagu ka kook või maitsev talvekartul. Oktoober on valimistulemustega paneb silmi värvama, kuid seda saab teha õnneks ka suure sealinnu ja jõehabu gripi kattevarjus. Soovitav on võtta taas ehtne Eesti lina ning sinna juurde kombineerida apteek plussist toostetud kaunid näokatted. Käes on aasta kauneim kuu, soovide ja unistuste kuu, jõulukuu. Aeg on käes, on aasta kauneim kuu. Küps totaalseks muutuseks, kes ise hakkama ei saa, kutsub hoopis stiilipäevikul. Sellisel kuul on sobivaks materjaliks kindlasti ehtne Eesti lina. Kombineerituna punaste peakatetega moodustab Tallinna kooskõla. Meie moemaja disainer on meie keskja M&M, kes täna ei ole kohal, kuna ei suudetud tarnida nii suurt kogus kangast ning peaängel Villami. Tervis! 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 Ai. Tervis. Lämpäks nüüd lavale ja minema. Tervis! Tervis! Meie tooteid on võimalik tellida aadressil www.ggg.at7.com. Järgmisena esineb 12. klass Nipernaadi. Toomas Nipernaadi on rändur, vangapundist ning võõraste naiste meelitaja ja narritaja, kes lubab neile midagi, kuid ei täida lubadust iial. Meie näidendis näete te ühte versiooni Toomas Nipernaadist ja tema elu läbivast seiklusest. Toomas on tuntud kui naistemees ja võiskaja, kes iga suvi kodust põgeneb ja läheb rändama laia maailma. Oma seiklustes jõuab peategelane naiste juurde, kelle tal meeldib valetada. Naised jäävad Toomase juttu uskuma ja lõpetavad murtud südamega. Toomasele see tähtsust ei oma ja ta läheb edasi järgmiste naiste juurde. Kuni kätte jõuab aeg, kui ta õige naine üles leiab ja koju viib. Nüüd näete lühikest versiooni Toomasest ja tema elust ning naistest Veidi tänapäevasest võtmest.
Joo, kuit kuule. Kuule, tule siia. No? Mis no? Pane tüm käima. Kuule, mul ei ole aega passida siin. Kas tüm läheb käima või lähen koju, Seksikas mänguasi. Nüüd on 8. klass Eesti muistenditega. Siis, kui Arno koolimaja jõudis, oli kehaliselt tund juba lõppenud. Kurat, mingit tatlin koelast näis, viskas ukse klaasi sisse. Teeb heaks meie Põhjamäe elanike karmi talve, pikad kannatused ja selle looduse pidu ajal ma tõesti ei saa sellest käekirjast aru. Ihastas 9. klass ja nende esituses Kott ja Hämarik. Kas sa tunned kätt, kes päikese vastu võtab ja puhkama viib, kui ta oma käigu on lõpetanud? Kas sa tunned kätt, kes kustuni jälle põlema süütab ja ta uut käiku taeval alustama paneb? Ei teadnud. Nendeks on Kott ja Hämarik, keda teile nüüd tutvustame. Sinu näiteks kojuke, kodu valgusäki süüdate ja uue käigu kasvavad. Sinu hoolest ütleke, usaldan ma looriva päikese, kustutajana ja peida tuli ära, et kahju ei sünniks. Igatsusest sinu
vaatavad mõlemad üksteisele liiga sügavasti sõstraga silmadesse ja kui kustuv päike läks hommikusest toidu kätte, suruti vastastikku kätt ja ka mõlematel kuuled kuulsid kokku. Ma olen teie ametikohta täitmisega rahul ja soovin, et te täiesti õnnelikuks saaksite, seepärast kuuluge teineteisele ja pidage oma ametit nagu mees ja naine. Vanaema, ja laseme igavesti jääda võrseks ja peiud. Vanaema täitiski nende palle. Ainult üks kord aastas 4 aasta nädala kestel saadab mõlemaks iga öö ajal kokku. Kui hämarik paneb kustuva päikese arvile kätte, järgneb sellele käed ja suudus. Ja hämariku põsed punetavad ja peegeldub roos punasele taevalt. Kuni päike jälle suudub välja ja kollakas kuma, taeval kuulutab uuesti tõustab päikest. Tõde, ilu, vabadus, armastus. Maailm, mis oli patune ja kus oli kõik lubatud. Marlene Roosey kabaree ja kurdisanid. Esineb 11. klass. Külalisesinejad Juuru koolis oma eelmise aasta koolimoest kavaga.
Ja nüüd väike paus sellepärast, et žürii läheb otsust tegema. Väike paus. Paluks vaikust. Austatud žürii on teinud oma otsuse. Ja üks asi veel, need, kes kõik täna esinesid ja kaasa arvatud žürii on oodatud peale žürii otsust koolisööklasse. Aitäh kõigile esinejatele, väga vahva. Väga tore oli, ma arvan, et mul on niimoodi hoopis lihtsam rääkida. Et meile veeliksid kõik esindused ja tore oli see, et oli jälle vaeva nähtud, aga siiski tulevad välja, et kes on natukene rohkem vaeva näinud. Parima välja esitatud idee auhinna saab Kott ja Hämarik, 9. klass. Parima kostüümi auhinna saab... Ei... 11. Taavi, su lubadused. Autastada kõigile eeskujuks ning mida me võiks ise hakata ka siin Kullamäel rohkem edendama sellist natukene loovamat kooli moodi ja ma palusin siia juuru esindaja. Mis te arvate, kellele läheb see? Ehk siis üldvõitja, et jälle väga raske otsus oli. Kõik olid väga tublid, aga väga palju vaeva ja meie arvast väga tore, et suudeti väga suur kollektiiv kokku panna. Siia kümme. Koos meie vahvate gümnaasiumi noortega tänab siis kõiki korraldajaid ja teil oli korraldaja klass oli 11 ja tehkem siis 11. klassile suur aplaus selle eest ja keegi palun komi karbi järgi.